Tervist, sõbrad! Pealtnägijal on ette heidetud, et me kaotame reitingutes ühele Peetri nimelisele konkurendile. Nüüd, kui ka minul on kulm lõhki kukutud, saab siis imet näha, kas ja kuidas see mõjub meie vaadatavusele. Aga tõsiselt rääkides. Tänases saates imestame, kuidas üks süütu näoga maapoiss suutis Eesti kõige kõvematele artistidele tekitada miljonites ulatuva miinuse. Näeme esimest korda oma silmaga Eesti pantvangi elu Aafrika piraatide käes. Ning lõpuks esitleme Eesti koondist, mis omal alal kuulub maailma absoluutsesse tippu. Ja see ala on saesport. Aga kui piraadi välimus on juba olemas, siis ka vastaval teemal alustame. Paar nädalat tagasi lõi maailmas lainet kohtuprotsess, kus failivahetussaidi Pirate Bay pidajad mõisteti vangi ja neilt küsiti 42 miljonit krooni kahjutasusid. Meie järgmine lugu paljastab aga Eesti kõige suurema netipiraadi. Täna, vaid loetud tunnid tagasi, kuulasid kriminaalpolitseinikud Tallinnas üle lihtsa Valgamaa poisi Kristjani. 23-aastase põllumehe fassaad on ütlemata nummi. Ta jumaldab luuletusi ja peab tundelist blogi. Ta armastab romantikat, loodust ja kalapüüki. Aga kõige enam Eesti muusikat. Eriti Karl Madist ja Karavani. Kuuma väikese merre sukeldun maa. Just muusika on teinud sellest lihtsast maapoisist Eesti artistide ja produtsentide enim vihatud vaenlase, kelle skalpi on jahitud juba 3 kuud. Osalt tänu Pealtnägija kaudu politseile antud vihjetele suudeti Eesti küberajastu nahaalsaimaks piraadiks peetav Kristjan 2 nädalat tagasi lõpuks tuvastada ja tänaseks Norrast ülekuulamisele kupatada. Ja selles osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 222 tunnustel ehk siis piraatkoopia valmistamise tunnustel. Ja tänaseks on see lehekülg ka siis politsei korraldusel suletud. Ja sellise teo eest võib oodata füüsilist isikust rahaline karistus või kuni 3-aastane vangistus. Oled sa varem Eestis kuulnud või näinud mõnda sellist piraati? Ei tea küll, et oleks. Pole kaanud. Minu andmetel sellises mahus piraatlusega võib-olla tegeleti kunagi Kadaka turuaegadel. Et selles mõttes on päris karmid numbrid. Muusikatööstuse viha allikaks on Kristjanile kuuluv netileht orkut.planet.ee. Kui see jaanuaris juhuslikult avastati, lõi pilt artistide silme ees mustaks. Lehele oli puhta tasuta võtmiseks üles pandud ahjusoe Eesti artistide looming, mis vaid mõned nädalad varem olid turule müüki pandud. Näiteks nagu kirjanik Andus Kivirähki Menuk, mees, kes teadis ussisõnu audioraamat. Selle konkreetse juhtumi puhul oli eriti tähelepanuväärne selle kodaniku nahaalsus. Potentsiaalsetele muusikaostjatele oli selline tasuta muusika varastamine eriti lihtsaks tehtud. Ehk et põhimõtteliselt piisas ainult teatud interneti aadressi teadmisest ja siis plaadile klikkimisest ja juba oligi mõne hetkega plaat sinu oma. Pealtnägija proovis järele ning tõepoolest, Eesti megabändi Smilers kogu ajaloo jooksul välja antud loomingu arvutisse tõmbamiseks kulus vaid tühine veerand tundi. Tõsi, enne pidi sisestama paroolid, kuid need olid imelihtsad. Eesti ja muusika. Vaeva salasõnade leidmiseks nägema ei pidanud. Neid jagas piraat Kristjan ise täiesti avameelselt popis suhtlusportaalis Orkut, kommuunis Eesti muusika. No see on ju meeletu ülekohus nende suhtes, kes toodavad seda muusikat. Keegi vend ostab kõikidest poodidest või ostab ühe leiva kuskilt näiteks. Poest ühe ostab, aga ülejäänud kõik leivad võtab kaasa ja siis pillub kuskil tänavatele laiali, eks ju. Ajab närvi. No, et mõtleme, kas see on kihvt asi või? Eesti muusika plaadikogu, mille Kristjan oma orkut.planet.ee lehele riputas, annaks ilmselt ka mõnele Eesti pisemale raadiojaamale silmad ette. Veel nädalapäevad tagasi oli seal vabalt saadaval üle mitmesaja albumi. Kogu mineviku ja kaasaja kullafond,
folgist popini, Rujast Maarjani ja Kihnu Virvest Tõnis Mäeni. Mulle endale jättis see maht ja ütleme need tootenimetused, mis seal nii-öelda saadaval olid, jättis siis mulje, et tegemist on kas siis plaadipoe töötajaga või plaadipoe töötaja sõbraga või siis võib-olla mõne raadiojaama inimesega. Mis kõige hämmastavam? Kristjan täiendas pidevalt plaadikogu, vastavalt oma 100 fännide tellimusele. Näiteks kui 6200 liikmega Orkuti kommuunis keegi küsis päeval uut Koit Toome plaati, suutis Kristjan selle kärmelt kusagilt leida ja Piraatlehele öösel üles riputada. Tasuta plaadi saanud fännid jumaldasid ja tänasid Kristjanit. Et kui me räägime sellest, et seal on 100 plaadid üleval, siis nende plaatide nii-öelda poest ostmisel oleks pidanud sellele kulutama ikkagi samamoodi 10 000 kroone. Rääkimata sellest, et isegi kui ta oleks kõik need plaadid ostnud, siis igal juhul selline tegevus on kriminaalne. See kogus oli seal tõepoolest suur ja selles mõttes üllatas ka ilmselt uurijaid endid, kuid tõepoolest täna me seda veel kommenteerida ei saa, et kust need pärit on. Oluliselt lihtsam on tuvastada kahjumit, mida ta on tekitanud. Nimelt oli kutt arulagedalt aus ja uhkustas fännide ees 9 lehekülje pikkuse edetabeliga teostest, mida nad on Piraatlehelt tõmmanud. Sealt selgub, et 20. aprilli seisuga olid popimad varastatud artistid Traffic, Chalice ja külalised. Tõeline liider oli aga Tanel Padar and the Sun, kelle äsjast albumit Unisex oli tasuta näpatud üle 400 korra. See sõltub kontekstist, aga võttes meie kohalikku loomingut, siis ma kindlasti leian, et tegemist on massilise õigusrikkumisega. Kui karmi kaliibriga piraat Kristjan siis ikkagi on? Nii jabur kui see ka ei tundu, paljastas selle poiss taas ise avameelselt poosetades. Nimelt andis ta iga kuu oma fännidele Orkutis põhjaliku ülevaate, kui massiliselt nad tänu temale tasuta muusikat saavad. Näiteks aprilli hakul Kristjan lausa ülistas oma kliente ja kuulutas, et märtsis purustati tõeline rekord. 30 päevaga tõmmatud tema Piraatlehelt alla üle 2 korra rohkem Eesti muusikat kui jaanuaris, ehk arvutikeeli 1156 gigabaiti. Ühesõnaga, mida see siis tähendab, on see, et kui lihtne arvutus näitab, et 1156 gigabaiti on siis meil üle 1 000 000 megabaidi, kui keskmiselt üks lugu võtab ruumi 5 megabaiti sellises formaadis, nagu ta sinna antud veebilehele üles oli laetud, siis me saame teada, et selle ainult siis märtsikuu jooksul laeti sealt alla 231 200 lugu. Mis siis teeb plaatides suurusjärgus 20 000 plaati. Ehk et ühe kuu jooksul laeti sellelt piraatsaidilt alla 20 000 plaati. Just. Tuleb nii välja. Need on täiesti hüpnootiliselt suured numbrid, sest ma julgen väita, et umbes sama palju heal juhul müüakse Eesti plaate. Ma isegi kardan, et vähem ühes kuus. Jah, see tekitab sellise lootusetuse tunne ja kui me vaatame praegu hetkel Eesti plaadimüügi numbreid, siis kindlasti on need kõvasti alla läinud. Ühelt poolt kindlasti majandussurutis, kus inimesed rohkem kaaluvad, kas nad jäävad endale seda plaate ostma, aga teiselt poolt kindlasti sellised tõusvad piraadid kindlasti lõikavad seda turgu ka ja väga uhkelt lõikavad. 20 000 plaati on otse öeldes roimarlik hulk. Kaasaegseid Eesti artiste ja bände, kes on suutnud kogu oma tegevusaja jooksul sellise massiloomingut ära müüa, võib muusikaekspertide väitel kokku lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Näiteks vabariigi üks menukaim kollektiiv Meie Mees on oma pika eluja jooksul välja andnud 18 plaati, mida on kokku müüdud kuni 200 000. Kuid isegi neil ei ole ühte hittalbumit kunagi müüdud läbi üle 16 000 eksemplari. Ütleme, et kummastav tunned, et tõesti, et õõrud silmi ja ei saa aru, et mismoodi, eks me oleme kuulnud ja näinud ennemgi selliseid nii-öelda imesaite, eks ju, kust saab muisa alla tõmmata, aga need nagu ma olen aru saanud, on olnud ikka kuskil välismaa serverites. Tuntud euromuusik pillub tuld põhjusega. Pajusaar on 1,5 aastat vedanud esimest Eesti muusikale keskendunud netikauplust, kust saab näiteks 200 kroonise albumi kätte vähemalt 50 krooni leti hinnast odavamalt.
Ometi on 20 000 plaati või 200 000 lugu ühes kuus Pajusaare ärile kogus, millest mees ei julge unistadagi. No nüüd, kui need numbrid on tõsi, siis mis te ütlesite, siis legaalses maailmas on need umbes 3-4 korda väiksemad. Selge see, et muusikat ei tehta ainult ju raha pärast, et see on mingi müstiline business. Ega see Eestis ei olegi mingisugune imebusiness. See on, et inimesed elatuvad oma oskustest ja andest, eks ju, kes kui hästi, eks ju. Aga ma kujutan küll, et see võib ikka mõnel tegijal ikka niivõrd närvi püsti visata, et ta võib-olla ei viitsi, kas mitte elu lõpuni, aga järsku ta tunneb, et ei ole mõtet enam teha. Teeme kiire vahekokkuvõtte. Kui tekitatud kahju piltlikult serveerida, võiks orkut.planet.ee lehelt 1 kuu jooksul ebaseaduslikult alla laetud 20 000 plaadist ehitada torni, mis oleks peas sama kõrge kui Radissoni hotell Tallinnas. Kuid veel julmema pildi annab see, kui torn kroonidesse ümber arvutada. Kui me siia nüüd hinnad juurde paneme, ütleme, kui me võtame keskmiseks albumi hinnaks poes, näiteks 200 krooni, see võrdub siis minu arvutamist mööda 4 miljonit. Ehk et 1 kuu jooksul, kui ta oleks seda legaalselt teinud ja oleks tõepoolest nii palju plaate maha müünud sellise hinnaga, oleks see käive olnud 4 miljonit krooni. Just. Kuna me räägime nii-öelda plaadi poe lõpphinnast, siis siin saamata jäänud tulu hulgas on ka käibemaks riigile, plaadipoodide vahendustasud, kõik sellised muud asjad. Ja rääkimata sellest, et lauljad, pillimehed, plaadifirmad, heliloojad ja sõnade kirjutajad ehk siis autorid, kõik sellised, et need inimesed konkreetselt praegusel juhul jäid oma rahast ilma. See on kurioosne, sellepärast, et tänu sellele jääb väga palju asju Eestis tegemata, sest lihtsalt raha napib. Sest tegelikult muusikud ju ja Eesti plaadifirmad ju ikkagi saavad investeerida uute projektide tootmisse ikkagi siis, kui laekub raha vanadest. Aga kui vanadest raha ei laeku, siis Eesti muusika jõuabki sellisesse kohta, kus ainuke võimalus plaate välja anda on see koduarvutiga, paned mingisugune süntesaatori jooksma ja paned kitarriga laulab peale, ma jätan nimed ütlemata, kes niimoodi saavad hakkama. Aga kindlasti see Eesti muusikale ei oleks nagu kasuks. Õnneks on jätkunud ka üksikuid fänne, kes on Orkutis Kristjanit noominud ja süüdistanud teda piraatluses. Põllumehest üks silm on aga väitnud, et tänu temale saab enne muusikaga tutvuda, kui plaati poodi ostma minnakse. Ta nimetab end heategijaks, kes aitab raha kokku hoida. No see on juba sellepärast jabur põhjendus, et iga üks meest, kes muusikuhuviline on ju kunagi ikkagi ka reaalselt plaati ostnud ja mitte kuskilt ju varastanud, eks ju. Normaalinimene läheb poodi, siis tal on võimalus, seal on ju plaadimängijad, kus sa saad küsida ju poemüüjalt, et ma tahaksin kõigepealt seda uut plaati kuulata, palun kuula nii palju kui tahad. Jutumees on Kristjan Kõva. Kui 27. aprillil tema lehekülge viimaks kinni pandi, pasundas poiss sellest Orkutis avalikult. Fännid olid valmis lausa korjanduse tegema, et piraat saaks tegevust jätkata ja uue arvuti endal osta, kui politsei peaks vana ära võtma. Kõige tipuks lõi ta internetti ühe blogisaidi, kus tutvustab fännidele, kuidas ta elu kriminaalina edeneb. Ausalt öeldes ma ei kujuta ette, kuidas see on võimalik sellises riigis nagu Eesti. Et kolm kuud põhimõtteliselt inimene varastab, inimene jagab varastatud kraami ja temaga ei tehta mitte midagi. Muusikatööstureid ajab marru fakt, et nad andsid piraadist politseile märku juba jaanuaris. Välja kutsuti Kristjan, aga alles mai alguses. Ideaalses maailmas suudaksime me loomulikult kõik kriminaalasjad ära menetleda väga kiiresti ja paari kuuga ja nii-öelda pahad vangi saata, aga päris ideaalses maailmas me paraku ei ela ja tuleb ka öelda, et konkreetsel juhul on tegemist väga mahuka ja väga suure koguse andmetega ja loomulikult kulub selles asjas ka päris pikk aeg tõendite kogumisele, et kui me tahame isiku, kes siis selle teo eest süüdi on, vastutusele võtta,
tuleb meil ju loomulikult koguda ka piisavalt tõendeid ja selleks lihtsalt kulub aega. Kristjan on avalikes hooplemistes väitnud, et ootas juba pikka aega, millal ta ükskord vahele jääb. Ta loodab siiski, et pääseb ainult rahatrahviga. Senist kohtupraktikat vaadates on see isegi üsna tõenäoline. Näiteks noorte menufilmi Klass ebaseaduslikult internetti riputanud 2 meest said 2007. aastal kohtult vastavalt 1500 ja 12 000 krooni trahvi. No teie hinnangul mees, kes laeb üles muusikat sellises mahus, et tema tegevuse tõttu jääb riigil, autoritel, muusikutel, plaadifirmadel iga kuu kätte saamata 4 miljonit krooni. Vääriks suuremat karistust kui 15 000 krooni. Kindlasti. Ja ma olen, või vähemalt tahan loota, et ta ka väärib seda reaalselt, et selles mõttes, aga nagu praegune Euroopa praktika juba näitab, siis vanglakaristused seiste puhkudel hakkavad olema juba üsna aktuaalsed. Nii autorite kui nende kaitsjate hinnangul on piraatluse vohamise üks suurim probleem noorte netikasutajate teadmatus. Nii peaksid praegu hirmust lõdisema ka need 100 Kristjani fännid, kes tema leheküljelt muusikat oma koduarvutisse võtsid. Sest teadvalt illegaalse materjali kasutamine on väärtegu ja nii võib neist igaüht oodata rahatrahv. Tere sõbrad, mina olen Tanel Padar. Kui te varastate netist muusikat, uskuge mind, mul ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi. Mul on lugusid nagu Raba, kõik sahtlid on hitte täis ja nagu kõik eestlased teavad, Padar on ju ropult ja huipu rikas. Nii et andke minna, tirige nii palju kui jaksate. Aga sellisel juhul on mul teile super ettepanek. Laiendage oma haaret, varastage absoluutselt kõike, mis te kätte saate. Näiteks teil on vaja teksapükse, milleks osta. Näete oma lemmikbrändi teksapükse, mis teile meeldivad, toppige kotti. Tahad uut telefoni, mine empti, pane endale taskusse nii palju Nokiaid, kui sa saad. 10 telefoni ees või taga, keda see kotib. Ja mis peamine, Nokia on Soome firma, nii et 10 telefoni. Kelle asi see on? Soovid oma pruudile külla minna. Aga bensiini ei ole. Mine Statoili, tangi oma BEM triiki bensiini täis, uskuge mind, norrakatel on rahi nagu muda. Varasta nii palju kui saad. Ühesõnaga, kallid kaasamaalased, kallid eestlased, kui te varastate muusikat ja arvate, et see on seaduslik, siis varastage juba kõike nii palju kui saab. Tšau! Et uurimine on nii algusjärgus, et väidetav netipiraat käis alles